No nii, vaatame siis natuke lähemalt kõiki neid keraamikaid, mida siis Kion pakub AutoShowi siis e-poes ja ka tegelikult AutoShowis koha peal. Alustame siuksest asjast, nagu on siis Kioni CanCoat. CanCoat on tegelikkuses kõige kergem keraamika, mida sa paigaldada saad, kuna CanCoati, ütleme siis, sa võid paigaldada lihtsalt nii, et sa lased ta lapile peale, ühe lapiga kannab peale, teisega võtab maha. Kaitset saab kuni 9 aastaks, et kõige sõbralikum toode kellelegi, kes soovib siis ise kodus seda paigaldada, et ei pea olema mitte mingil määral professionaal, saab täiesti kindlasti ise sellega hakkama. Siis järgmiseks Kioni One. One on siis samuti hästi kerge keraamika, mida paigaldada, natukene keerulisem võib-olla kui CanCoat, aga sellel on siis kuni 2 aastat juba seda nii-öelda kaitset, tagab ka siis siukse korraliku, ütleme siis vett hülgava efekti ja samamoodi ka siis erinevate välisdetailides kaitseb autot. Et kui siis CanCoat on nii-öelda esimene aste, siis nii-öelda justkui keraamika maailma, siis One on just nagu siukse reaalse keraamika esimene samm, mida siis katsetada enda auto peal. Siit edasi võime siis võtta kohe näiteks Kioni Matte Evo. Matte on siis mõeldud selle jaoks, et kõik mattvärvid või siis isegi satiinvärvid ja tegelikkuses ka, kui sul on näiteks mattkaitsekile või satiinkaitsekile või samamoodi ka värvikile näiteks, siis kui oled auto ära kiletanud teist tooni ja see uus toon on ka siis kas satiin või matt, siis kindlasti seda soovitaks kasutada. Jällegi jätab vett hülgava kihi, ei tee seda mattpinda läikivaks, sest teadagi läikiv, kui ta läikiv on, siis rikub ära selle pinna, just siis mattpinna. Et siit siis tagab jälle vett hülgava kaitse, tagab selle nii-öelda kemikaalikindluse nagu ülejäänud keraamikad. Siis siit edasi on kohe Kioni Pure. Pure on 3-aastane keraamika. Jällegi vett hülgav kaitse, erinev siis kemikaalikindlus. Ja tegelikult Pure'i võib kasutada ainult ühe kihiga, et üsna siuke hea toode. Ühe kihiga saab 3-aastase kaitse ja tegelikult samuti ei ole väga keeruline paigaldada. Ja sellel siis nii-öelda see wipe-off periood, ehk siis see hetk, kui see toode saab maha võtta, on kuni 10 minutit, et seal siis tuleb jälgida lihtsalt, et tekiks nii-öelda vikerkaar sinna kerele ja siis puhta lapiga maha võtta. Siis järgmisena on meil siin Kioni Synchro. Synchro'l on siis pakendis 2 pudelit, tal on siin Kioni Mohs ja Kioni Skin. Kioni Mohsi siis kasutada 2 kihti, Skin 1 kiht ja annab siis hästi tugeva hüdrofoobsuse ja hästi sügava läike, samamoodi nagu annab ka tegelikult Pure hästi sügava läike. Et see on siis juba natuke edasi jõudnumatele, aga samuti tegelikult nagu kõik Kioni tooted on ta mõeldud ikkagi tegelikult inimesele, kes ei ole professionaal, kellel ei ole võib-olla enda siukest kontrollitud keskkonda garaaži mõttes, et võib täiesti ka enda koduhoovis paigaldada, sel juhul muidugi jälgida, et ei oleks esiteks väga palav, ei oleks tuuline ilm ja ei teeks seda otsese päikese käes, et kuskil varjus. Aga see on jah siis ütleme üks kõige tugevam keraamika, et on siis kokku 3-kihiline ja seetõttu ka see kaitsefaktor on väga suur sellel keraamikal. Ja siis viimasena meil ongi siin jäänud Kioni Mohs, nagu nad siin ise kirjutavad, et legend nii-öelda taas sündinud Mohs Evo. Et tal on siis samuti see Evo siis põhimõtteliselt kõigil Kioni toodetel tähendab seda, et ta on justkui värskendatud valemiga. Kas siis on see kergemini paigaldavaks tehtud või siis tal on see kaitsefaktor natuke suurem, et siin samamoodi on siis kerge paigaldada, 1 kiht, jätab siukse mõnusa vett hülgava kihi ja seda võib siis pigem isegi kanda peale valget värvi autodele, et seal ta pidi jätma siukse hästi hea efekti, samas kui näiteks Kioni Pure soovitatakse kanda just tumedatele, värvilistele või mustadele autodele, et seal ta jätab siukse hästi sügava värvi, toob uuesti esile tagasi. Nii, ja nüüd, kui siin need suuremad pakid on ilusti üle vaadatud, siis lähme siin väiksemate pakkide juurde. Esiteks, meil on siin Kioni Trim. Trim on siis mõeldud auto välispinnal olevatele plastdetailidele. Näiteks BMW 36-l on seal ukse keskel siuksed plastikust detailid, mis armastavad kahjuks minna siis natukene tuhmiks. Trim peaks nad ära ilusti taastama ja samamoodi ka siuksed, ütleme, mingi kummitihendid väljaspool, mis ajapikku lähevad natuke tuhmimaks, et ta peaks need ilusti uuesti mustaks tegema. Siis siin taga on
Kioni rimm. Rimm on siis mõeldud velgedele, ta on eraldi siis välja töötatudki velgede keraamikaks, tal on ilusti olemas ka kuumakindlus, sest üldiselt kui mingil põhjusel tavalist keraamikat velgedele paned, siis see kuumus on see, mis hakkab seda keraamikat sealt maha sööma. Peaks kestma seal, ütleme, siuke aasta-poolteist, sõltuvalt kui palju sõidad, tekitab jälle siukse hüdrofoobse kihi, aitab ka piduritolmu kergesti maha pesta ja ülejäänud mustust, mis velgedele tekib. Siis on olemas siin ka Kioni View. View on mõeldud klaasidele. Kion ise ütleb, et pudeliga saab tehtud siis esiklaasi ja esimesed küljeklaasid, aga tegelikkuses praktika näidanud, et kui natukene kokkuhoidlikuma kasutada, siis saab tehtud ka kogu klaasiringi ja võib-olla isegi panoraamkatuse. Pakendis on kaasas ka siis nii-öelda klaasi poleerpasta, millega saab selle klaasi ilusti puhtaks ja lisaks reklaamivad kuni 50 000 kilomeetrit siis seda nii-öelda kestust. Tavaliselt teised tootjad pakuvad siuke 20 000, siis Kion ise ütleb 50 ja siiamaani on sinna ligidale see ka jäänud. Lisaks on siis olemas ka Kioni Leather Shield, see on siis nahkpindadele, aitab siis nahal ilusti uuesti nii-öelda matina püsida, tekitab siukse hüdrofoobse kihi ja ei lase siis mustusel sinna pooridesse minna, vaid ta jääbki selle nii-öelda keraamika pinnale, ehk siis eemaldada pärast mustust ja näiteks mingi vedelik on oluliselt kergem, et ta ei imbu kuhugi sisse kohe. Ja viimasena on meil siis Kioni PPF. Soovitatakse jah, kui ongi siis auto näiteks kaitsekile külje tehtud, siis eraldi seda PPF-i keraamikat kasutada, mitte tavalisi. Tavalistega on see oht, et ta võib selle pinna siis tuhmiks teha või siis mingil määral hakata ka seda PPF-i lihtsalt, võib-olla ei tule sealt nii hästi maha või ka vinüüli pealt, et see on siis eraldi mõeldud just nii-öelda PPF-i ja vinüüli jaoks see keraamika. Aga sellega tegelikult on see ring siin keraamikatele peale tehtud. Kindlasti vaata AutoChoy e-poest, milline keraamika sul endale täpselt sobib. Alustuseks, nagu mainitud, siis kas One või CanCoat on väga hea nii-öelda alguspunkt, et CanCoatiga veel eriti, ütleme, siuke 10 minuti tööga saad enam-vähem aastase kaitse, võid panna seda ükskõik mis pinnale tahad ja sealt saad siis juba edasi vaadata, aga kui tunned, et ise ei taha seda paigaldada, siis kindlasti võid läbi astuda AutoChoyst, enda auto ette näidata, rääkida, mis plaanid on ja AutoChoy professionaalid panevad selle sulle peale, et on väiksem, natuke vähem muret, aga pead võib-olla natuke rohkem maksma. Aga üldiselt teeme kindlasti ka keraamikate kohta eraldi kasutusõpetused, et jääge neid ootama. Ja praeguseks siis kõik.